Elas kord üks vaene lelumeister, kellel oli üks ainus poeg ning ei ühtegi tütart. Lelumeister valmistas imetabaseid mänguasju, näiteks üles keeratavaid kõndivaid nukke, möörgavaid puust lohesid ning marionette, mis nägid välja peaaegu nagu tõelised. Ent lelumeister müüs oma mänguasju nii odavalt, et temal ja ta pojal jätkus vaevalt raha söögi ostmiseks. Ühel päeval kuulis lelumeistri poeg Ailian, et kuskil kaugel ühes kindluses on suur varandus, mida valvab lohe. Kindlus asus mitme päevatee kaugusel. Pean selle varanduse üles leidma, ütles Ailian. Siis ei ole me enam vaesed. Enne kui sa teele asud, sõnas lelumeister, valmistan ma sulle teekaaslase, kes sind kaitseb. Lelumeister rügas oma töökojas mitu päeva. Viimaste sentide eest ostis ta vaskplekki ning vormis sellest käed ja jalad. Ta võttis kellavärgist hammasrattad ning valmistas neist kellavärgi südame ja kellavärgi aju. Vaskkiivrist tagus ta välja näo. Lõpuks oligi valmis kellavärgi rüütel, kes oli Ailianiga ühesuurune. Rüütel liikus küll kangelt, ent ta oskas käia ja rääkida ning oma vaskmõõgaga isegi võidelda. Ailian ja kellavärgi rüütel asusid teele. Esimesel õhtul lõid nad laagri üles kaljupangale. Mine magama, ütles kellavärgi rüütel Ailianile. Mina jään vahti pidama. Kellavärgi rüütel magama ei pidanud ning ta valmas Ailiani und terve öö. Järgmisel hommikul keeras Ailian kellavärgi rüütli tema seljas oleva suure võtmega üles ning nad asusid taas teele. Kui nad parajasti üht kaljust mäekuru läbisid, ründasid neid kaks pikkade kõrvade ja pika ninaga trolli. Enne kui Ailian liigutadagi jõudis, tõmbas kellavärgi rüütel oma sädeleva vaskmõõga välja ja lõi trollid oimetuks. Aitäh, et mu elu päästsid, ütles Ailian. Sa oled vapper kaaslane. Kellavärgi rüütel kummardas kangelt. Ailian ja kellavärgi rüütel jätkasid oma teekonda. Mõne päeva pärast jõudsid nad kindluse juurde, mida ümbritses lai vallikraav. Kindluse kõrgema torni otsas märkas Ailian kulda kumamas. Varandus on seal, ütles Ailian. Aga kuidas me üle kraavi pääseme? Ma ei oska ujuda. Mina ka mitte, ütles kellavärgi rüütel. A ehk pole seda vajagi. Aega viitmata sammus kellavärgi rüütel otse vette. Kuna tema sees oli kellavärk, ei olnud tal hingamiseks õhku tarvis. Nii kõndis ta mööda vallikraavi põhja teisele kaldale. Sinne jõudnud laskis ta otse maid silla alla, et Ailian saaks üle kraavi tulla. Torni ja varanduse juurde viivat väravat valvas kindluses vägev ja väga kole lohe. Tal olid tohutult suured kõverad kihvad, mis ulatusid ta hiiglaslikust lõugadest allapoole. Ailian haaras mõõga. On aeg lohega võidelda, ütles ta läbematult. Oota, sõnas kellavärgi rüütel. Hammasrattad vurisesid ta peas, kui ta pingsalt mõtles, kuidas lohest mööda pääseda. Peagi oli tal plaan valmis. Isand, ütles Ailianile, nii pea kui sa näed, et lohe kõrvale vaatab, jookse värava poole. Enne kui Ailian vastata jõudis, jooksis kellavärgi rüütel lohe suunas ja paljastas mõõga. Kui lohe proovis kellavärgi rüütlit küünistega kinni rabada, ei hakanud rüütel vastu. Ta lasi lohel oma pikkade kihvadega tema vaskset keha hammustada. Jookse nüüd trepist ülesse, isand, hüüdis ta Ailianile. Ailian nägi, et kellavärgi rüütel saab lohe käest kõvasti räsida. Valju hüüatuse saatel jooksis ta lohe juurde ning äigas mõõgaga lohe kõhu pihta. Lohe piljas rüütli maha ja lendas valust ulgudes kõrgele taevasse. Ailian laskus kellavärgi rüütli kõrvale põlvili.
Rüütel oli mõlkis ja kriimustatud ning tema jalad olid nii kõverad, et ta suutis neid vaevu püsti jääda. Miks sa mu päästsid? Küsis Kellavärgi Rüütel. Oleksid võinud väravast sisse joosta ja varanduse tornist alla tuua. Sina päästsid minu trollide käest ja ületasid minu eest vallikraavi, vastas Ailén. Sa oled tõeline sõber ning sõbrad teineteist ei hülga. Ailén aitas Kellavärgi Rüütli tepist ülesse. Kõrgema torni tipus asuvasse tuppa. Varandus oli suurtesse hunnikutesse kokku kuhjatud. Seal oli smaragde, safiire, rubiine ning igast masti kuldkette, kroone ja käevõrusid. Ühes nurgas oli suur kamin, kus lõõmas valus tuli. Sa pead mind siia maha jätma, ütles Kellavärgi Rüütel kurvalt. Mu jalad on koju naasmiseks liiga kõveraks paindunud. Võib-olla pean, ütles Ailén kullahunnikut silmitsedes, aga võib-olla ka mitte. Tol ööl sulatas Ailén kogu kulla lõõmavas kaminas üles. Ta sepistas sellest jalad, võttis Kellavärgi Rüütlil vanad vaskkoivad küljest ja kinnitas kullast jalad nende asemele. Proovi nendega, sõnas Ailén. Kellavärgi Rüütel tõusis püsti, ta liigutas oma uusi kuldvarbaid, seejärel kullast jalalabasid ning viimaks painutas kullast põlvi. Rüütel adus, et ta saab jälle käia, hüpata ja isegi joosta. Suurest rõõmust hakkas ta tantsima naljakat Kellavärgi tantsu. Mu uued jalad on oivalised, ütles Kellavärgi Rüütel. Asume aga kodu poole teele. Ailén ja Rüütel kogusid kokku nii palju varandust, kui nad ära viia jaksasid. Rännak lelumeistri majani kestis mitu päeva ning öösiti valvas Kellavärgi Rüütel Ailéni und. Kullast jalad kuu valguses helkimas. Kui lelumeister nägi Ailéni ja Rüütlit varandusega naasmas, tormas ta oma poekesest välja ja embas neid mõlemaid. Nüüd ei pea me enam kunagi nälga nägema, ütles ta. Tänutäheks raske töö eest nühiti Kellavärgi Rüütel läikima ning tema Kellavärgi süda põksus nii rõõmsasti, et oleks peaaegu rinnust välja hüpanud. Ailén, lelumeister ja Kellavärgi Rüütel elasid sestpeale õnnelikult ja kui nad veel surnud pole, elavad nad tänase päevani.